Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema. Teie maailm just kukkus kokku tänu valele ja nüüd olete valvel. Nii. Teeme kõigepealt teie iseloomustuse. Mõelge iseenda peale, öelge mõttes oma nimi, keskenduge iseendale. Ja siis ma vaatan, mis energiates te olete. Ma vist panen teiste kaartidega. Nii. Mis energiates te olete praegu? Te olete praegu tugevas tööenergias. Tunnete ennast üksinda. Ja olete justkui ära isoleeritud. Kas olete praegu haige või olete sunnitud puhkusel või kuidagi sunnitud kas kodus olema või asju üksi ajama. Et ei saa võib-olla väga palju liikuda, võib-olla on teil mingi liikumispiirang, näiteks tänu tervisele või et saate vähe tegutseda. Enamus ajast peate olema siis lihtsalt enda taastusrežiimil on ju. Kuigi ta näitab füüsilist tööd palju. Või siis tänu sellele oligi mingi trauma teil või. Mõõkade kuningas on mõtetega. Olete jõudnud tupikusse. Te olete nii palju ennast üle mõelnud, et ei ole mitte kuskile välja jõudnud. Sest teie arvates on teil jube kiire, aga et ma ei jõua mitte midagi ära teha, aga aeg nagu läheb kiiresti. Te muretsete kas oma suhte pärast, kui olete suhtes, või partneri pärast, et kas partner, kes teie kõrval on ikka usaldusväärne või on seal midagi, millest ta ei taha mulle rääkida. Või kui teil on lihtsalt siuke mees tuttav, et kas ma saan teda ikka usaldada, kas ta näib ikka nii hea, kas see kõik, mis ta räägib mulle, kas on ikka õige või on seal midagi peidus. Te tahate kinni hoida mingitest oma tunnetest või tunnetest kellegi noormehe vastu. Aga see näitab, et see läheb ära. See võib minna täiesti ära lõppu, et see suhe lõpebki ära, siit ei tule mitte midagi. Te ise veel tohutult hoiate nagu oma mõtetega kinni sellest. Võib-olla kunagi olite kunagi armunud, võib-olla suvel olite armunud, aga nüüd see suhe, see lihtsalt läheb ära, jääb ära minevikku, kaob ära, on ju. Teie kui naine otsite väga tugevalt omale stabiilset meest. Siin isegi kui teil on mees, võib-olla te ei ole oma mehega rahul ja tahate seda ideaalset, on ju, kes oleks just nagu see minu teine pool. Nagu mõni ütleb, et kaksikleek, on ju. Aga keegi noorem, kas ta on teil laps, ta ei anna teile rahu. Te justkui kaitsete ennast tema eest. Võib-olla see on lihtsalt keegi noorem inimene, kes tahab teiega väga suhelda, aga teie nagu kaitsete ennast tema eest. See võib olla teie laps, aga kui teil ei ole laps, siis võib-olla mingisugused tööd, mis tahavad tegemist, mis peab ära tegema. Te nagu ei taha seda tööd teha, lükata selle töö kaugemale. Mine ära, ma ei taha praegu siin teha. Ma ei taha siin süüa teha, ma ei taha koristada, on ju. Pigem tahate minna ära nagu kurbusesse, olla seal minevikus, kus te haiget saite tänu kellegile meesterahvale, kes oli suht võimukas või kuidagi valitses teie üle mingil moel. Kas emotsionaalses mõttes või füüsilises mõttes või. Ja teie nagu naudite, kohe ekstra lähete sinna negatiivsusesse ja naudite seda, kuidas ta teile ikka tookord halba tegi, kuidas ta teiega käitus. Te kohe nagu naudite iseendale haiget tegemist nende mõtetega, selle asemel, et see lõplikult lahti lasta. aga teid ootab ees
täiesti uus elumuutus ja see tuleb positiivne. Te juba tegelikult liigute muutuste suunas. Te praegu veel seda momendil ei märka ise. Kui te nüüd tundsite, et see oli teist käis jutt, niivõrd kuivõrd on ju, siis antud video sobib teile. Nii, hakkame siis vaatama. Et teie maailm just kukkus kokku tänu valele. Ja nüüd olete valvel. See vale võib-olla, keegi võib-olla ei rääkinud midagi, mida oleks võinud rääkida, aga teie saite teada siis mingi asja. Või tõesti keegi teile midagi valetas ja siis teie jaoks oli nagu torn, nagu šokk on ju. Et te saite mingisuguse šoki. Nii, teie maailmust kukkus kokku tänu valele. Jah, on meesterahvas. Kas te sõitsite külla talle või? Sest teil oli koos selle mehega oli väga hea suhelda. Kuna te olite armunud, siis te ei näinud kahetist käitumist, te arvasite, et ta nii armastab teid, et te ei näinud seda te olite liiga armunud, et näha mingisuguseid valesid käitumisi või kahetist käitumist selle mehe poolt. Te olite nagu sõltuvuses, sest teie jaoks tundus see elu, kooselu nii hea või abielu, nii armastav. Teie jaoks oli kõik nii üli ilus. Te olite lausa sõltuvuses sellest kõigest. Aga mees ei hoidnud mitte asjata teist kinni, mitte asjata ta ei hoidnud teid nagu lõa otsas. See oli selleks, et teha teile torn, et teha teile mingi tohutu kaos, mingi tohutu trauma. Kas mingid kuidagi vägivaldselt käituda või ühesõnaga või mingi pankrot või lahutus või kellel mis asi oli, on ju. Et see mees ilmaasjata ei teinud nii, tal oli juba mingisugused nagu mingi plaanid teiega. Ma ütlesin enne, et kahetine käitumine on, aga te ei märganud, olite armunud, mõtlesid, et temaga armastab teid, on ju. Nii, see oli ilmselt see torn, mis ta teile tegi. Nii, teie maailmast kukkus kokku tänu valele. Kõlabki umbes nii, et näed, ise olid nii nagu rumal, et ei näinud seda läbi, et võtta kõik need 10 mõõka seljas nüüd vastu ja ära nüüd nutasi midagi, on, et ise oled süüdi, et nii loll olid. Et sinu uudisjumu oli see, mis su hauda ajas, on ju. See mees süüdistab täiega teid, et teie olete süüdi, et ma ei tea, mis te iganes seal tegite, et olite nii sinisilmne, uskusite teda ja nüüd said oma vitsad, on ju. Ja, too asi sai, ütleme see eluetapp selle mehega, see sai lõpule viidud. Te uuesti tõstsite käed nagu, ütleme, üles, hakkasite jälle tööd teema, hakkasite oma eluga edasi minema. Taastusite ja praegu on teil taas uuesti elujõud olemas. Alustasite nii-öelda jälle täiesti nullist, töötasite ennast ülesse ja praegu olete suhteliselt nagu heas kohas, on ju, kuigi vahepeal on mingi konflikt. Aga te ei usalda üldse enam inimesi. Teil on hästi raske inimesi edaspidi usaldada. Isegi kui on mingisugune kõne või midagi, te ikkagi olete suhteliselt kahtlustav. Täiesti juba igasuguste inimeste suhtes.
vahet ei ole enam, kas on mehed, isegi kui on naised. ja vot see mees selline, nagu ta teile hinge puges on ja ta oli hästi võimukas mingis mõttes ja ta tõesti võttis teilt energiat, on ju, sai endale, käis sihukene edasi-tagasi, üles-alla, see nii-öelda see tundus nagu lõpmatu energiavahetus, on ju. mees muudkui võttis ja tagasi andis ainult võimukust ja nõudmist ja võttis teilt energiat, on ju. See lahing tohutult väsitas teid, hästi kurnas ära ja teil läks kaua aega, et ennast uuesti üles töötada, see, kus te praegu olete. Isegi kui te juba üles töötades te aeg-ajalt ikkagi meenutasite kõike seda, mis tookord juhtus ja teil oli tohutult kahju, et niimoodi läks, aga nüüd te olete nagu täiesti uus inimene, te olete alustanud nii-öelda nullist, on ju. Et olete uuesti, te olete õppinud sellest veast, mis te saite selle mehega, selle õppetunni, on ju. Mis on nüüd praegu teie ja selle mehe vahel? No midagi ei ole, ta ikkagi täiesti reetis teid ja teie jaoks on see mees nüüd ikkagi vaenlane. Aga nüüd te saite aru, see oligi võib-olla ülevalt poolt siuke suht karm õppetund, et teid üles äratada. Aga see andiski teile uued ideed, uued plaanid. Tõi nagu siukse selguse teile, mis te nüüd teete peale seda? Ja teie lähete nüüd kiiresti töötate ennast üles ja lähete täiesti oma teed. Aga mis selle mehe elus praegu toimub, kes teile niimoodi tegi? No teile ta enam ligi ei saa, aga ta tegeleb teiste inimestega, samamoodi teeb nendele niimoodi sellist asja, et ja need, kes kõik tema lõksu satuvad, need on ka vaimsel hinge otsingul ja on ka õppetundi saamas sellelt mehed. See mees teeb teistele täpselt samamoodi nagu tegi teile. Need vaesed hinged, kes on nagu õppimas midagi, saavad sellelt mehelt päris karmid õppetunnid. Nii et ta tegeleb teistega samamoodi edasi nagu teiega. Kas ta saab sellest ka karistatud kõrgemalt poolt? Mitte kohe. Mitte kohe. Mingil ajal küll, aga mitte praegu. Kas meile üldse näidatakse seda? Ei. Meie ei pea teada saama, kuidas seda meest karistatakse. Lihtsalt peame teadma, ta saab karistuse, millal, seda me ei tea, aga see ongi kõik ja rohkem ei pea meie oma pead selle mehe suhtes vaevama. Kas te suudate edaspidi inimesi usaldada? Nii palju tervenete, ikkagi suudate edaspidi usaldada. Ma kartsin nagu midagi, et halvem tuleb, aga ei. Te suudate ilusti lahti lasta sellest ja uuesti teie elurõõm tuleb välja ja suudate inimesi usaldada. Kas te õppisite sellest õppetunnist selle mehega või? Ja te oskate elu palju paremini nüüd väärtustada, kohe palju paremini ja tänu sellele teie elu läheb ka paremaks. Teil oli seda tohutut raputust vaja, et üles ärgata ja et saada teada, mis on tegelik nagu elu väärtus. Teie jaoks on ju. Et see paneb teid kohe maailma vaatama hoopis teistmoodi. Ja see mõjus teile tegelikult hästi kainestavalt ja teie jaoks hästi positiivses, pani teid hoopis uusi asju nägema. Selline oli siis tänane ladumine. Aitäh teile kõigile, kes te vaatasite.
pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad, vajutage telli nuppu, see on tasuta, vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue ladumise ülesse pannud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.